No tšau! Tere jälle! Kuhu minek, küsite? Väga hea küsimus. Täna lähme külla sõpradele Moost. Et kuhu küll on kadunud kõik need tunnid, ikka rattasadulas ja kõik need tunnid on ära kulutanud ka mitu paari rattapükse. Ehk et nüüd on aeg natukene garderoobi täiendada, soetada paar paari pükse juurde, et saaks veel mõned tunnid rattasadulas veeta. Ja ühes sellega mõtlesin, et äkki küsiks Moo käest mõned küsimused ka, mis mind huvitavad ja mis äkki ka teid huvitavad. Ja paneks sellest siis ühe pisikese video kokku. Ehk et näeme mõne hetke pärast Moos. Tere Marti! Tere Rando! Kuidas sul läheb? Täitsa kenasti, ma arvan. Et kui ma saan nagu hääl välja ette, siis kõik on muu tipp-topp. Ja kuidas Mool läheb? Mool läheb tõusude mõõnadega, aga läheb vähemalt suures perspektiivis läheb õiges suunas. Okei. Vaatajad ilmselt ei ole võib-olla kõik kursis, et kes sa üldse oled, sihuke Marti? Ma olen rohkem selline nagu selles kontekstis nagu kaadri taha hoidev inimene või tüüp, aga ma olen olnud Moomu tegevjuht ja septembris saab 10 aastat. Väga hea, siis tuleb väike juubel ka. Piisavalt kaua kaadri taga olnud. Just. Mina olen Moomo tegemistega kursis olnud vist isegi nõksa rohkem kui üle 10 aasta. Äkki oli 2013 või 2012, kui ma esimest korda kokku puutusin Allaniga. Aga seega mina tean, miks mina Mooga mingit pidi seotud olen ja miks ma Moo riideid kasutan. Aga kui ma nüüd annan sulle 30 sekundit aega teha üks väike elevator pitch, miks peaks üks harrastussportlane või liikumisharrastaja eelistama Moo riideid? Ma arvan, et see on see komplekt nii-öelda sellest kohalikkusest ja kohalikus laiemas ringis see, et meie materjalid tulevad Euroopast, need tulevad kõik ühte kohta. Me teemegi siin kõike Tartus ja selle taga on täitsa omad Eesti inimesed, et kellegi sõber, tuttav ja sugulane on. Ja ma arvan, et omakorda seal kontsentratsioon sellistest võimekatest või toredatest inimestest on nii palju piisavalt suur, et see asi nüüd see võimalikuks kuidagi saanud. Et ma arvan, see mängumaa, kus me oleme, seal see nii-öelda nagu materjalide kvaliteet või see viimistluse kvaliteet, see on niisugune baastase niikuinii, et seda eraldi välja pole nagu mõtet nagu tuua. Okei, siis mainisid, et kõik tuleb siit nii-öelda lokaalselt või Euroopa mõttes lokaalselt. Et mis materjale üldse te kasutate? No kõige selline tüüpilisem sportlikuks rattasõiduks mõeldud riietus, trikotaaž, et tulevad nad kõik Itaaliast, et seal on siis selliste, ütleme siis rahvakeeli lükrakangaste, nii-öelda tehaste kontsentratsioon on hästi suur ja ka kõige pikem ajalugu võib-olla Euroopas ja sealt nad tulevad, et selles mõttes ei saa nüüd öelda, et Euroopa tippkangad on kuidagi paremad, kui on teised tippkangad mujalt, et Kaasiast tuleb väga okeid nagu materjali. Aga lihtsalt see võib-olla peamine erinevus ongi see, et see materjal tuleb sulle Itaaliast, mitte teise poolt nagu maakera. Okay. Ja põhimõtteliselt nagu valiku teetegi siis selle järgi, et ta oleks nagu võimalikult lähedalt või mis valiku kriteeriumid seal veel on? No ütleme, et see on nagu ajalooline põhjus, et need kangad on hakanud sealt Itaaliast tulema. See on seotud Allani pika ajalooga Itaalias, tema keeleoskuse ja kõige muuga. Aga ütleme, et kangaste valikul on võib-olla sellised 2 võib-olla peamist suunda. Et üks on see, et me teame, et meil on vaja või et mingid, me peaksime kanga välja vahetama, et sinna sobiks midagi paremini ja siis me otsime mingite parameetritega kangast. Üldjuhul on need kangamessid, kus siis kõik on kohal
ja siis sa lähed, ma ei tea, kas grammkaal, ma ei tea, mingi elastaani sisaldus, on ta lamineeritud kangas, et siis sa nii-öelda nagu oled juba fokusseeritud seda otsima, otsid. Nüüd teine viis on selline loomingulisem ja selles mõttes raskem, et mida kindlasti kõik ei suuda, on siis istud selle kangatootjaga maha ja tema siis näitab, et mida kõik uut on teinud. Ja siis ta võtab sellised 40 senti korda 40 senti lehvikud välja ja siis ta muudkui näitab neid sulle. Ja siis see äratundmine, et sa katsud seda ja mõtled, et seda võiks sinna proovida või et sellest oleks nagu see põnev asi. Et see nagu teine viis, mis on kindlasti raskem ja see on võib-olla meie asutaja omaniku Allani siuke üks peidetud salavõime või. Ja et see kangamaailm on see tema üks tugevus ja siis on tal mingi fenomenaalne mälu, et kui tema juurde minna öelda, et kuule, mis nagu kangast need kõige esimesed, ma ei tea, mingid rattasärgid olid tehtud, ütleb, see on üks tema nii-öelda salavõime. Kui nüüd natukene pikemalt ettepoole vaadata ja unistada, et mis on Moomo unistus üldse rattariiete maailmas? Et nii palju, kui ma teid tunnen, siis paigalseis pole teie jaoks nagu valik, et ikkagi edasi liikumine. No jah, et seal on, kui sa küsidki, et mis on nagu Moomo kui nagu meie kui tiimi või ettevõtte unistus, et seal on siuke, võib kõlada kuidagi nagu ärimehelikult, aga see pole sellega seotud, et meil on vaja ikkagi meie populaarsust kasvatada ka teistel turgudel, et puhtalt selle äri nagu päriselt jätkuvuse mõttes on natukene kriitilist massi ikkagi täna liiga vähe. Arusaadav. Et see on, Eesti on väike ja see on tegelikult ikka täiega nišiturg, mis me siin teeme, et sport on tervikuna nišš ja rattasõit selle sees, see on veel omakorda nišš. Et aga töö käib selles suunas, aga võib-olla, kui me räägime üldiselt, mis on nagu unistus, et me oleme osa sellisest suuremast süsteemist, eks ju, rõivatootmisest kui tervikuna, et seal need nii-öelda suured kriitilised probleemid hakkaks kuidagi nagu lahenema, et number 1, et elevant ruumis kindlasti on ületarbimine, et kindlasti Moomo keskmine klient ei ole ületarbija, et on väga ratsionaalne ostja, aga ma ütlen, tervikuna me oleme osa süsteemist ja siis ka elutsükli võib-olla see lõpupool ikkagi, et see käitluse pool ja taaskasutus ja ümbertöötlemine, et ka seal ikkagi. Nüüd on lubadused, eks ju, et riiklikult hakkab midagi muutuma, aga enne kui seda tehast seal Ida-Virumaal ei näe töötamas, enne ei usu, eks. Kuidas Moomo riietega üldse on, et kas need on lihtsasti parandatavad ja kas teil on mingi teenus sellega seoses või mingi, ma tean, et rattajuppidega on näiteks mingi kukkumisgarantii, et kui sa lõhud oma jooksu ära, et siis viid jooksu poodi tagasi ja saad uue vastu, et. Jah, et toote parandatavus on täpselt sama keeruline nagu põhimõtteliselt iga teise rattariide parandamine, pigem keeruline kui võrreldes teiste rõivastega. Aga kättesaadavuse mõttes on selles mõttes parandatavamad, et meil on tõesti parandusteenus. Me parandame enda tooteid, me parandame tooteid, mis nagu asjatult lühendaks nagu selle toote kasutuseluiga. Näiteks vastu oksa läheb puruks või kukud mõne detaili puruks või läheb lukk katki, et ülejäänud toode kannatab nagu kandmist. Et selle me teeme hea meelega korda, saab meiega ühendust võtta kas veebis või siis kohale tulla. Teeme hindamise sellele, et kui palju see parandamine maksab, sest mõnikord peab toodet väga palju lammutama. Et see on natukene selline missiooni asi kindlasti, et sa pead tahtma teda parandada, et see parandamine võib sama kalliks maksma minna näiteks kui allahindluses toode. Okay. Et siuke emotsionaalne väärtus kindlasti juures on. Just, täpselt. Teist asja me ei paranda, et lihtsalt paraku ei jõua selle maailmapäästega nii palju tegeleda ja määrdunud riietega või siis tegelikult oma kasutuselu ja lõpus olevate riietega me ka ei tegele. Ilmselt ka siis nii-öelda seda püksipatte näiteks ei vaheta. Ei, see on siuke natukene, ta on ikkagi nii inimlik asi, mida ma arvan, keegi teha ei tahaks, ütleme siis nii. Et me hea meelega vahetame mingid lukke või mingid küljedetaile, esiõlmasid ja muid asju või varrukaid teeme korda, aga püksipadjad jäävad selle kandjale. Kuna mul on ikkagi üsna palju tunde aastas tuleb sadulas, eriti just sisetingimustes, kus see sadulas nii-öelda liikumine on piiratud ja sa oledki üsna staatilises asendis, siis mul neid pükse ikkagi kulub ja eelkõige just mitte nüüd riide kulumise tõttu, vaid just padja kulumise tõttu. Kui palju ühe sellise padja normaalne eluiga on tootja poolt nagu pakutud?
mulle meeldib see sinu tagasihoidlikkus, et mul tuleb üsna palju tunde, et kui me siia sõitsime, sa rääkisid, et no nii, nüüd tuleb 3 tundi, seal tuleb 4 tundi ja nii edasi. Et jällegi siin sellist õiget vastust ei ole, et see ikkagi sõltubki tegelikult nii-öelda kasutuspraktikast, aga ütleme, et päris sellisele keskmisele harrastajale, kes käib nädalas võib-olla suvel korra sõitmas, võib-olla 2, mõnikord rohkem, aga umbes seal piirdub see tema nagu kasutus, siis ütleme, et padja omadused püsivad väga head 1 hooaeg. Okay. Aga kui hakkab sinna juurde tulema ikkagi, et ma ei tea, trenne on 3, 4, 5 või 6, siis me räägime juba võib-olla mitmetest püksipaaridest, eks see tagumiku tunnetus ilmselt on see, mis pärast ikkagi määrab. Täpselt. Selles mõttes, et ja kui keskenduda just hästi palju talveperioodil sisetrennidele, et kui ei ole sellist cross-treeningut, et suusatakse, siis vähemalt minu puhul see hügieen nõuab, et ma ikkagi pärast iga sisetrenni püksi pesen ära ja siis seetõttu, kui sa teed ka iga päev trennis, sul peab ka olema juba seetõttu mitu püksipaari, et sa saaksid nagu roteerida ja eks see pesemine ka kulutab ja siis neid pükse nagu kulubki, et oma kogemusest võin kinnitada. Aga ei, ma täiendan, see oli hea point, et võib-olla tasu märkimata, et ta kasutus nagu praktikat, seal hulgas on ka hooldus, et ongi, et kindlasti lühendab nende pükste patjade eluiga ka see, kui mitte neid pesta, ta jääb ikkagi igisena seisma, siis sinna ikkagi tekivad mingid keharasvad, mingid mustused, ja ka kindlasti see mees, kes kaalub 80-90 kilo versus see mees, kes kaalub 60 kilo, et juba see üks mõjutab seda patja nii palju suurema jõuga, et see padi lihtsalt nagu väsib, et seal on nüansse on nagu palju. Mina hetkel olen nagu väga palju saanud targemaks, kuigi ma sinuga olen väga palju ka rääkinud erinevatest teemadest, siis praegu ikkagi on üsna palju uut infot tulnud. Et ma küsiks paar küsimust või ühe küsimuse veel ja siis äkki liigume siin ruumis ringi, et kõigepealt küsimus on see, et mis natukene mul, ma ei taha öelda, et segadust tekitab, aga mis vajaks nagu natukene täpsustud on see, et teil on palju erinevaid sarju, aga et mis need sarjad nagu siis tähendavad või kellele mingi sari nagu mõeldud on? Ja ma arvan, et kui sinu jaoks keeruline on, kes sa meid nagu tead keskmisest oluliselt paremini või rohkem, et siis veel keerulisem on see kellegi teise jaoks. Meil on 3 sarja. Meil on Classic sari, meil on Active sari ja meil on Premium sari. Et mingis mõttes see nimi võiks anda nagu mingi esmase aimduse, mida ta nagu teeb või pakub, eks ju. Aga tegelikult neid nüansse on seal palju. Üks on ka kindlasti, mis on ka oluline, on see, et nad on ajaloolises järjekorras, selles mõttes Classic sari on sündinud kohe ettevõtte alguses, selles mõttes need tooted ei ole mitte sellest ajast, aga see sari kui selline, need tooted on edasi arenenud, siis järgnes Active sari ja nüüd siis kõige hiljem on nii-öelda lisandunud siis mõned premium klassi tooted, et kindlasti ei ole niimoodi, et ühes sarjas on võrdväärselt sama palju tooteid. Siis võib-olla üks olulisemaid, tegelikult kõik erinevused on mingis mõttes kellegi jaoks ühtemoodi olulised, aga ütleme, et siis üks erinevus on siis liibuvus, et jällegi, mis on nagu oluline öelda, et kõik rattariided on tegelikult kehasse liibuvad. Et kui me räägime rattariietuse puhul regular fitist, siis me räägime lihtsalt endiselt kehasse liibuvast tootest, aga natukene siis võib-olla vähem nagu kompressiooni, väiksema kompressiooniga toodetest. Ja tegelikult on meie sarja tooted tehtud kõik ühele normaalsele kehatüübile, et meil ei ole nii-öelda nagu neid, ühesõnaga see kehatüüp, mille tooted on loodud, see on üks ja sama ja erinevus ongi siis liibuvuses, ehk siis Classic riided on kõige avaramad, siis Active riided on juba natukene rohkem kehasse ja Premium riided on siis kõige enam. Siis järgmine erinevus on nende universaalsus või siis tegelikult täpselt ikkagi öelduna sõiduasendisse siis konstrueeritus. Ehk siis Classic riided, särgid, vestid, jakid, seisad püsti, kasutad suusatamiseks, kõik on okei. Nad on pigem natukene pikemad, esi- ja tagahõlmade vahe erinevus on hästi väike ja ongi. Siis nüüd järjest edasi minna, siis Active sari on juba rohkem sõiduasendisse tehtud, varrukad on natukene ettepoole keeratud, särk on natukene lühem, sest tegelikult rattasõiduasendis me oleme ettepoole kaldus, me ei vaja nagu nii pikkasid detaile
ja ka esi- ja taguosa detailide erinevus on suurem, ehk siis mida rohkem sa rattaasendisse lähed, seda rohkem sa oled ettepoole painutatud, sa ei vaja nende esidetailide nagu pikkusteks. Ja ongi, et kui nüüd võttagi näiteks mingid premium või active-sarja ülemised otsad panna endale selga, siis nad tundub, et nad on nagu kakub ettepoole või tahistab, aga sellepärast ongi, et ta tegelikult on loodud nagu sõiduasendisse. Ja see on natukene, mis on nagu päris alustajal ongi keeruline mõista. Esiteks on liibuvust keeruline mõista, et ma olen juba regular fit, ostan poest särgi ja nüüd ütlete mulle, et see ümber minu nagu liibuv asi on okei, on ju. Et seda on nii raske mõista, rääkimata sellest, et see padi on veel kuskil neile vastu ihu, on ju. Ja teine asi ongi see, et miks ta nagu kakub, et miks ta nagu on selline, aga et ta on põhjusega, et sa ikkagi saad alt kinni hoida ja et sul ei kogune see riie kuhugi siia alla hunnikusse. Siis järgmised erinevused on jällegi juba rohkem detailides, aga sellegi poolest nagu sama olulised. Näiteks Classic-sarja särk, mida on hea näiteks tuua, et kangaste hulk on väiksem, siis seal ei ole sellist nagu lukuga lisataskut, kuhu nagu hea panna mingisuguseid väga hinnalisi asju, raha näiteks on ju, mida on kerge banaaniga muidu taskust välja tõmmata. Et sellised väikesed vidinad. Siis ongi sama kangaste valik, et mida keerulisemad tooted, seda tihti rohkem on neid kangaid omavahel kombineeritud. Natuke võib-olla kallimad kangad, võib-olla ongi mingi struktuurid on erinevad ja nende hulk ongi nagu suurem. Ja siis on ka tehnoloogilised erinevused, et näiteks premium särk osade õmblustasemel on siis nii-öelda nagu keevistehnoloogia või teipimise tehnoloogia, mis siis nagu öeldes tavaliste õmblustega on ütleme madalama profiiliga ja võib-olla see peamine erinevus ongi nagu esteetiliselt ilusamad. Et jällegi marginaalsed vahed, aga need on seal olemas. Ja võib-olla ongi, et suures pildis need sarjad teevad kõik ühte asja. Et õigesti valitud toode teeb sul nagu rattasõidu mugavaks. Ja need ongi need väikesed erinevused, et need on juba need, mida sa võib-olla tunnetad siis, kui sa oled kas rohkem sõitnud või mingi muu spetsiifika, kehaehituse spetsiifika või midagi muud. Lisaks tehnoloogilistele, sellele teipimistehnoloogiale näiteks ka kangatehnoloogiad, et enamus meie trikotaažkangastest on silmkoelised kangad, lõviosa, siis näiteks premium särgi varrukad on tehtud siis tööstuslikel kangastelgedel, hästi spetsiifiline tootmisviis, hästi vähe tegijaid, hästi kallid kangad. Et juba see nende varrukate hind kogu sellest särgist võib-olla 10-15 eurot vastavalt suurusele. Et jällegi, nüansid. Mainist esteetikat, et kas te teete ka nii-öelda custom riideid tiimidele ja ka inimestele nii-öelda tänavalt, et kas esteetika või nii-öelda disaini poolest on kõik need sarjad ühtemoodi nagu kujundatavad või on seal ka mingid erinevused, et a la värvid, disainielemendi asukohad ja nii? Suures pildis kõik on ühtemoodi disainitavad, sest ütleme, et see meie nagu see põhituum tuleb sellest eritellimusest, on ju, klubidele tehtavatest riietest, et see üks tingimus tootele alati selle tegemisel on see, et kas me suudame selle nagu graafilise disaini siin ära lahendada. Aga kui minna täpsemaks, siis ütleme nii, et keerulisemad tooted on ka disaini mõttes nagu keerulisemad lahendada. Et see, mis on lõikeliselt jube lahe, on disaineritele peavalu. Et nii ta on, jah. Äkki näitad mulle ühte siukest komplekti, mida alustav rattur näiteks siia poodi sisse astudes endale valida võiks. Esimese asjana muidugi ma küsin, et räägi meile, kus me üldse oleme? Me oleme meie esimeses ja ainukeses esinduspoes Tartus Riia tänaval 22, et see on siis see koht, kus saab lisaks ostmisele ka käega katsuda kohe koha peal ja selga proovida, aga e-poessu saab ka tellida koju ja selga proovida ja vajadusel nagu tagasi saata, aga sellise füüsilise poe nagu kogemuse saab siit Riia tänav 22. Okei. Aga nüüd me oleme siin poes siis ringi liikumas ja äkki näitad, mis võiks olla siuke alustavale või peaaegu alustavale harrastajale sobiv riietus hooajaks? Jah, et olgu ta nagu päris alustaja, ta peaks endaks võib-olla ühe asja ära otsustama, et kas ta plaanib olla rattasadulas, ma ei tea, 2-4 korda nädalas või 1-2 või täiesti juhuslikult, et ütleme nii, et täiesti alustaja, kes pigem võtab täiesti vabalt ja juhuslikku laadi, siis kõige lihtsam on ka alustada klassik ehk siis kõige klassikalisematest rattapükstest.
puhtalt sellepärast, et nad on ka kõige soodsamad, et pole mõtet kohe alguses suuremat investeeringut teha, sest jällegi suures pildis, kui ta on õigesti valitud, siis ta teeb 99% sõidumugavaks samamoodi nagu Active sarjapüks. Et võib-olla nüüd kohe tuli nendest pükstest juttu, et siis ongi, et kui oled alustaja, aga sa tead juba, et sa sõidad nagu rohkem, siis tasuks vaadata Active'i poole, et just nende pikkade trennide osas on kindlasti see nagu erinevus tuntav, et see padi on natukene teistsugusem seal, mis sobib pikemateks trennideks ja võib-olla sellised lõikelised omadused ka toetavad sellist pikka trenni ja rohkem sadulas olemist või siis erinevus tuleb nagu välja, kui olla rohkem sadulas. Ja särgiga on samamoodi, et võib-olla särgi puhul on ikkagi see nagu kehatüüp ja esialgne mugavus siis selle liibuvusega võib-olla isegi olulisemalt kui nagu rattapükste puhul. Et on Classic särk ja siis on Active särk siin selle oma vesti all. Et noh, jällegi, ja algajale on ta esmapilgu suhteliselt sama, et mis teil nagu vahet on. Jälle ongi, et sama liibuvusaste peaks endale selga panema, kumbas on nagu mugavam olla. Et elu näitab või kogemus näitab, et mida rohkem kogenumaks saadakse, seda rohkem hakatakse seda kompressiooni otsima, et alguses tundub isegi see Classic särk liiga haistab ja lõpuks on see, et kuulge, et kas te äkki annaks mulle numbri veel selle premiumist ja mingi väiksem, on ju. Just. Ja see alumine äär on just on ka nendel Active'il ja Classicul erinev. Ja, ongi, et seal on selline madalama profiiliga kumm, siis ongi, siin on lukuga lisatasku, et jällegi väiksed erinevused, mida tunnetab, kui neid kasutada, aga pole nagu määrav. Ja alustaja, päris alustaja peaks veel juurde võtma vesti, ja siis käised ja säärised, nendega laiendab lihtsalt seda nii-öelda lühikese särgipüksi nagu kasutust nagu nii oluliselt, et sa sisuliselt saad omal juba nagu pikad riided ka. Mis temperatuuriga sellise komplektiga siis võiks juba õue sõitma minna? No mina olen selle õppinud Allanilt ja olen nõus, et mitte väga külmakartlikel on see 15 kraadi on see piir, et kui juba siis on niisugune mõõduka intensiivsusega trenn, et sa oled liikumises, siis sellest allapoole peaks pigem vaatama ikkagi juba soojemalt, aga sellest ülespoole on juba lühikese kiti ilm, et kas siis käiste sääristega ja vestiga kombineerida, aga seal ta võiks joosta. Aga kes on külmakartlikum, siis võib vajada ikkagi midagi rohkem. Mina olen niisugune külmakartlikum, et mul ilmselt oleks vaja midagi soojemat minusugusele. Et mis mulle võiks niisugune kevadel alustamiseks sobiv komplekt olla? Jah, siis me enam ei räägi sellest miinimumkomplektist, siis tegelikult esmane soovitus algajale on see, et kindlasti on kodus kapis mõni tuulejakk või mingi muu asi olemas, et katset ära, et kas üldse need on need ilmad, millega ma sõita tahan ja kas see on see soe, mida ma vajan. Aga siis on juba nii-öelda pikavarukaga rattasärgid, mis on juba päris soojad, et sa sealt saad juba seda soojust selle kanga nagu paksuse ja tiheduse ja tuulekindlust ka saad natukene selle paksuse ja tiheduse nagu toel. Ja siis, kui juba on see rattasõit nii tõsine, et on valmidus minna ikka päris jahedate hommikute või õhtutega sõitma, siis on juba tuulejakk. Tuulejakk, mis siis lisaks vestile annab selle tuulekindlusega siis ikkagi varukatele ja seljale ka. Et see on nii-öelda siis see esmakaitse või ütleme ka siuke kuldne klassika ühes rattariietuse komplektis, et no ja siis on juba, võib talvel ka ju sõita, võime anda ka -15-ga sõitmiseks mõeldud püksid, jakid, aluskihid, et mul ongi see mitte võib-olla, vaid me suudame ikkagi ratturi kogu aasta nagu ära riietada, et kui on soov 365 päeva aastas sõita lumelörtsi ja vihmaga, et. Seisame siin sokkide juures, soki standi juures. Et kas sokk on siuke, millega inimene võiks minna oma tavalise ülikonna sokiga sõitma või peaks ikkagi vaatama spetsiaalse rattasokki poole? Võib-olla on ka neid, kes on rattasoki mugavuse kätte saanud, kannab võib-olla ülikonna kinga sees juba seda sama sokki. Ja igal juhul samamoodi nagu ikkagi sünteetilistele kiududele paraku ei saa täna sportlikul tegevusel, aktiivselt sportlikul tegevusel vastast on ka sokkidega, et kui rattaga sõitma ja aktiivsemalt, siis ikkagi need sünteetilistest kiududest sokid teevad oma tööd paremini kui naturaalsest kiust. Aga kui matkata, teha väga rahulikult asju, siis võib minna ka selle puuvillase või bambuse sokiga või millegi muuga, et ei ole üldse probleem. Aga kuule, suured tänud sulle. Mina sain ka targemaks
ja ma loodan, et need, kes seda videot vaatavad, saavad ka oluliselt rohkem infot Moomo asjade ja Moomo tegemiste kohta ja leiavad tee siis siia teie poodi Riia 22 Tartus, et proovida sobivaid riideid endale rattahooaja alustamiseks, et ilmad on meil siin mõnusalt kevadised juba, et põhimõtteliselt võiks juba ju õue sõitma minna küll. Ja igatahes, et hooaeg on alganud, et on õige aeg. Ja miks mitte ka need, kes Tartu tulla ei saa, neid ju alati saavad internetis leida meid, et www.moomo.ee ja isegi on mingid tooted on seal olemas, mida võib-olla kohe poest ei pruugi saada, nii et. Äge. Aitäh sulle. Aitäh, et vaatasite ja kohtume siis varsti jälle. Tšau, pakaa!